Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Pärast 14 aastast pausi naasis kodune rallimeistrivõistluse sari taas Läänemaale. Lioness Lääne-Eesti rallil tuli starti pea 70 ekipaaži ning see valmistas lisaks publikule head meelt ka rallit korraldanud igaühe terviseklubile. Rahvarallide ja sprintide läbiviimisega tuntus kogunud klubi eestvedaja Kalle Kruusmaa sõnul valmistasid neile peavalu vaid ülikiired katsed, kus tippkiirus tõusis üle 200 kilomeetri tunnis. Kui meil tuli 71 nimekirja, siis me olime väga rõõmsad ja saime siin vanu sõitjad, kes pole siin aastaid startinud. Kahju on muidugi see, et Samijev ei tulnud R5-ga, et oleks olnud põnev duell järsku. Aga ei, stardinimekirjaga võib rahule jääda ja kõik, kes tahtsid tulla, ma arvan, et tuli. Paraku me teatud katseid teadsime, et seal on, eks me võtsime kunstlikult seda kiirust alla, üritame ikkagi teha ohutuks asja. Aga praegu ei ole nagu selle koha pealt ei ole sõitjad nurisenud. Tänu ülikiirele keskmisele kiirusele 120 kilomeetrit tunnis oli teada, et ralli võidu nimel sõites on iga lisakilomeeter spidomeetril kulla hinnaga. Kuigi avapäeva järel juhtisid rallit Roland Murakas, Kalle Aadler, loovutasid nad oma positsiooni teise päeva esimesel katsel. Liidriks kerkisid Egon Kaur, Silver Simm, kuid Murakas Aadler polnud oma viimast sõna veel öelnud. Kuni hoolduspausini püsis Murakas Kauril kannul ning viimasele 4 katsele minnes juhtis Kaur vaid 2,4 sekundiga. Edu on väga väike, et mitte öelda olematu, et 2,4 sekundit, et siin väga lihtne kaotada paar pidurdust ja paar väikest viga ja juba on see aeg läinud. Et 2 üsnagi sellist nõudlikku katset, väga kiired katsed, neid sõidetakse 2 korda, nii et ma usun, et siin konkurendid midagi kinkima ei hakka, nii et peame kindlasti lõpuni pingutama. Seda oli nagu tutvumisel näha, et hästi palju mahavöördeid, hästi palju sirgeid, šikaane, et ilmselt nii-öelda võidukohti on üsna vähe, et sellest peab ikka tugevalt pingutama, et juba paar sekundit kätte saada, et ilmselt läheb niimoodi lõpuni välja. Siin on isegi tegelikult hästi näha, et just need E12 autod, ja mis on suurema kõriga ja siis ka Evo 10, millel on natuke rohkem väänet, et just domineerivad pigem neil katsetel, kus hästi palju mahavöördeid ja sirgeid. Kõik Evo 9 ma olen jälginud, et täpselt neil katsetel kaotavad ka, et punitad, mis saab punitada, aga aeg ikka näitab midagi muud. See teine katse sobis meile paremini, mõlemal korral õnnestus meil see võita. Ja praegu vahed on väikesed, et eks kindlasti nüüd on 4 katset jäänud. Saame näha, kuda need lähevad ja kuda ilm on, et praegu tuul on tugev, pilved tulevad peale ja katsed on siit 40 kilomeetrit väljas, et saame näha, kuda seal olema hakkab. Teada tuntud katsetel on kõigil legend juba nii-öelda paika lihvitud ja seda on mitu korda saanud kiiresti sõita, et täna on see, et kõigil on 3 korda kuni 80 kilomeetrit tunnis lubatud sõita ja selles suhtes on tore näha, et suudame ka võõrastel teedel legendi järgi vanemate kolleegidega võidu sõita. Võib öelda, et on niisugune võrdväärne sellise sprindiliku sõiduga, et iga kurv ja iga meeter on nii oluline, et 0 komad mängivad ka väga suurt rolli, seega tähtsustada tuleb tõesti stardist finišini igat meetrit. Absoluutarvesse 3. kohale ihusid hammast 4 rallipaari, kes mahtusid vaid 4,4 sekundi sisse. 3. olnud Rainer Aus, Simo Koskinen edestasid Ranno Punseni, Robert Loščenikovi vaid 0,9 sekundiga. Neile järgnesid tippkonkurentsi naasnud Kaspar Koitla, Andres Ots ja Priit Koik, Uku Heldna. Tuleb tunnistada, et päris see, mida me ootasime, ei ole, aga vahed on väga väiksed ja kordamööda erinevad mehed on katsevõitu võtnud, et olen seal mõned sekundid siia tänna ära andnud, et nagu 9 sekki on esikohani minna, aga tagant on veel 3 meest kohe kuklasse hingamas, et selles mõttes see võidusõit lõpeb siin alles viimase katse viimases kurvis, ma arvan, et siin
tuleb nii kaua pingutada, et võimalikult hea koht saada. Sõitjana on raske igatipidi, et mida tihedam on konkurents, seda keerulisem tegelikult võistlejale. Kui ta nagu mingid vahed nagu poole ralli peal on sees, siis mingil määral saab nagu pinge maha lasta, aga siin täna ma küll sellist kohta ei näe, ega ei tule ka enne viimast katse lõppu. Alati saab paremini, aga vaatame katse haaval ja tähtis on lõpuni sõita ilusti. Siin siis pole kunagi nagu rallit olnud ka, et siin on täiesti uued katsed ja huvitav on sõita, aga kohati on nagu ülikiired, aga tuleb sõita. Põhieesmärk on muidugi lõpetada ja siis vaatame edasi. Praegu ongi trenni mõttes see ralli üle pika ja siis ehk õnnestub siin sellel hooajal teha veel üsna mitu rallit. No mõttes on ka Rally Estonia kindlasti nagu ikka, et suur Eesti üritus, aga eks aeg näitab. Kolmandal katsel sõitis Roland Murakas aga teelt välja, mille tagajärjel purunes õliradikas ning ta oli sunnitud katkestama. Liider olnud Egon Kaur võis nüüd kergemalt hingata, sest edu lähima jälitaja Rainer Rausi ees oli 11 sekundit. Kaur Simm võtsidki teise meistrivõistluste etapi võidu järjest ning tõusid nii absoluut kui N4 klassi punkti liidriks. Raskelt tuli, et lõpus oli meil lihtsalt õnne, et Roland eest ära kukkus ja vea tegi, et sinnamaani oli ikkagi väga suur surumine, et kuskil väga ruumi ei olnud ja pidi igat meetrit rajast ära kasutama. Selles mõttes me ei saanud ennast väga lõtaks lasta, sest me teadsime, et 9. katse on lisaks veel ka Power Stage, kus punkte jagatakse, et me pidime seal ikkagi mingit tempot hoidma. Kahjuks täpselt andsime 0,8 selle kõige parema koha ära, aga vähemalt teise koha punktid nagu Power Stage'i osas sealt saime, et täitsime oma minimaalse eesmärgi ära. Ja pärast seda, ma arvan, et eelmiselt rallilt natukene õppisime seda lõputaktikat, et me väga hoogu ikkagi maha ei lasnud, et eelmisel rallil meil tuli viga sisse, kui mooliga maha lasime, et seekord ilusti lõpuni terve autoga. Rainer Raus suutis teist kohta hoida lõpuni, kuigi vahe kolmandaks tõusnud Kaspar Koitlaga jäi lõpuks vaid 0,7 sekundit. Koht on koht, et on see siis sekund 10 või 0,7, nagu ta täna mul päästis, et teine koht väga rahul. Ma ei mäletagi, millal ma võib-olla nii kiireid lõike olen sõitnud, et natuke oli raske, et lihtsalt kogu aeg on niisugune tempo peal, et lihtsalt ei näe sirge lõpus seda õiget kohta, kuhu pidurdama hakata. See oli minu jaoks kõige raskem, et sinna mõned sekundid ka nagu päeva esimeses pooles läksid ja Egon käristas vahe natuke sisse ja lõpuks tuli meil siin teistega võitlema hakata, nii et ma olen igati rahul ja suutsime teise koha hoida ja igati hästi. See kiire sõit, pikad sirged on selline psühholoogiliselt raske ja sa sõidad mitukümmend sekundit põhjagaasiga ja ootad seda kohta, kui midagi juhtuma hakkaks. Ta on pigem nagu raske mulle pigem meeldivad sellised tehnilised katsed rohkem, aga kõikidel teedel tuleb sõita, et igal pool tuleb nagu endast maksimum anda ja hooaeg on poole peale, et eks meil läheb siin Egoniga veel kõvaks pusimiseks edaspidi, ma arvan. Absoluutarvestuses 4. koha saanud Priit Koik võitis aga rahvuslikus E12 klassis edestades 16,9 sekundiga teiseks jäänud Ranno Punsenit, kes sai 2 korral 10-sekundise karitsuse vale stardi eest. Klassi kolmandaks tulid Aiko Aigro, Kermo Kärtman. Ma olen ülimalt rahul jah, et peale Läti suuremat avariid, mis meil sai tehtud, et langes kiirus meil Harjus ja pea vahel oli ikka päris palju kinni ja hirmu, et seda rallit me nautisime absoluutselt esimeses katses kuni lõpuni, et riske ei võtnud, sõitsime lihtsalt omas tempos, proovisime küll Punsenile lähedale saada, aga iga kord oli ta grammi võrra alati ees, et super rahul oma sooritusega, et eluralli võiks öelda, et ütleme minu kõige kõrgem koht ja Ukul ka, et ralli lõpeb tegelikult viimase katsega, nagu seda on ju ajalugu nii palju näidanud, et paha lugu küll, Punsenis kahju, aga ralli on ralli. Juba eilsest saadik oli selline pidev kohtade jagamine, et seal ees 3 meest, nagu nemad ikkagi suhteliselt omavahel segasid kaarte ja siis meil seal tagapool jälle omavahel pidevalt vaatasime kohtasid. Üldplaanis võib ralliga rahule jääda, meil väiksed mingid äpardused olid, aga kõik on hästi, oleme finišis. Ja korraldajad on teinud tublit tööd, et katsed on leitud, ralli on korraldatud, kõik on valmis, kõik on hästi, viivitusi ei olnud, kõik on väga hea. 2-veoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode arvestuses võitsid Mikko Niinemäe, Martin Valter. Teise koha said Gustav Kruda, Ken Järveoja, kes kaotasid võitjale 55,6 sekundiga.
Kruudast jäid vaid 1,6 sekundiga maha Ken Torn, Rivo Mesila. Kuni 2-liitrise mootoriga kaheveoliste autode klassis viisid Lioness Lääne-Eesti rallit võidukoju Kristo ja Raido Subi. Vaid 3,3 sekundiga edestasid nad David Sutanljantsi, Siim Oja. Klassis EM5, kus sõidetakse 1,6-liitrise mootoriga kaheveoliste masinatega, võttis võidu taas rallirajale naasnud Timmu Kõrge. EMB6 klassis, kus sõidetakse üle 2-liitrise mootoriga autodel, viisid hooaja 3. meistrivõistluste etapilt võidukoju Marko Ringenberg, Allar Heina. Veoautode arvestuses olid parimad Taavi Niinemets, Esko Allika. Igaühe terviseklubi poolt korraldatud ralli kohta jagus võistlejatel vaid kiidusõnu. Arvestades nende varasemat kogemust on ju ainult rahvaralliselt korraldatud ja siiamaani sujub kõik hästi, et ei ole kuskil midagi tühja ootama pidanud või mingit probleeme tekkinud. Lioness Lääne-Eesti rallit ei korraldatud ühekordse ettevõtmisena. Töö järgmise aasta osas juba käib ning ka kiiruskatseid on selleks juba välja vaadatud. Mõtted on kindlasti järgmises aastas, et ega seda ei saanud sellel aastal tehtud ühe aasta projektina ja oleme siin saanud päris head live-ülekanded, et ajad ja asjad kõik ekraanide peal jooksevad ilusti, et tegelikult on meil järgmiseks aastaks, kui saame teeomanikult ka load, siis tegelikult on olemas täiesti 3,5 katset on täiesti uut, et üks osa kattuks vana osaga see aasta, aga 3 täiesti uut lõiku on soolas. Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad augustis, kui sõidetakse Lõuna-Eesti ralli. Enne toimub aga juulis koduse mootorspordisuve tippsündmus Rally Estonia. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.